hooaeg, väga tore on sind taas rajal näha, kahjuks eelmine hooaeg jäi sul vigastuse tõttu vahele. Kuidas sinu jaoks hooaeg alanud on? Tere minu poolt ka, et tõesti eelmine hooaeg jäi vahele ja hooaeg algas täna. Ma olin vahepeal küll laagris Ungaris ja Tšehhis, seal läksin ka starti, aga see oli pisut vara võib-olla ja nüüd ma olen võtnud natuke aega. Põhimõtteliselt ongi aasta möödas ja täna ongi esimene start. Eks ta ei ole lihtne olnud, aga nüüd ma arvan hakkab see ratas käima. Mis hetkel sa võib-olla hakkasid hooajaks ette valmistuma? Ma sõitmist alustasin veebruari algus kuskil, aga niimoodi tasa ja targu, et eks kõik võttis oodatust kauem aega tegelikult. Ma eeldasin, et ma positiivselt juba 8 kuu pealt hakkan sõitma ja nii, aga ei, et tegelikult see võttis palju rohkem ja ma arvan, ma ei kahetse, et ma selle aja võtsin sellepärast, et isegi praeguseni mõnes mõttes ta mind tagasi hoiab, mõtlen selle peale, aga aina vähem ja vähem, nii et põhimõtteliselt maikuuks Estikateks peaks olema kõik juba hästi. Aga miks see võttis kõik palju rohkem aega? Raske öelda. Vigastus oli nõnda raske ja ega oligi oodatust raskem tegelikult, isegi kui see opp ära tehti ja taastumine lihtsalt võttis kauem. Mõnikord võtab vähem, mõnikord võtab kauem, kuna mul oli ACL oli katki ja mul oli menisk ka täitsa katki ja siis mul oli esimene kuu-poolteist oli jalg täitsa sirge, et siis eks see võttis ka oma aja ära. Kas hooajaks ettevalmistumine käis pigem välismaal või Eestis? Alustasin Lätis esimesed paar nädalat ja siis liikusime Euroopasse, Tšehhi-Ungari laagrisse 2,5 nädalat. Ja siis nüüd tulin tagasi ja praegu sõidan isegi veel tegelikult vanade tsiklitega, 23 aastat tsiklitega ja nüüd järgmisel nädalal siis hakkan valmistuma ja testima Kawasaki 4.5 2024. aasta mudelit, et siis liigume üle. Kui me tuleme tänase päeva juurde, siis kuidas sa oma sooritusega rahule jäid? No sooritus oli enam-vähem. See üks kukkumine, kui ma Anderost mööda sain ja kukkumisi tegin, ma ei tea, kuidas see juhtus, aga kuidagi viskas lenksu käest ära ja panin kerge uppercuudi, siis seal läks päris palju aega kaduma. Aga enne seda, see oli isegi tunni aja peal, vaatasin ringi aegu ja asju, siis tegelikult oli väga hea ja tunne oli ka hea. Et ma arvan, et see on okei. Kukkuda ei tohi. Sa ise mingi aeg oma sotsiaalmeedias postitasid siukse humoorika video, kus samamoodi oli üks kestvuscross, aga mehaanikud jäid boksist natuke hiljaks. Kuidas täna see tankimine sujus? Kas mehaanikud olid kindlate kohtade peal ja kohe sind ootamas? Ja täna oli kõik väga hästi. Kodus olen palju harjutanud, et terve selle nädala mul elukaaslane tegelikult on hommikul keelidega voodi ääres jooksnud ja stopperiga aega võtnud, et see oli väga hästi. Ühesõnaga, kuivast trennist on ikka abi? No nii kuivast kui ka päris sõidust. Väga hea. Kuidas tänasel päeval Villaski rada oli? Villaski oli super. Tegelikult ma olen esimest korda Villaskis ja see on mu elu teine kestvuscross Eestis. Ütleme nii, et tunne oli parem, kui ma arvasin. Kui see väike kukkumine vahele tuli, siis muidugi oli raskem, kõik sidurireeglid asjad olid väändunud, sidurit midagi ei olnud, aga tegelikult oli päris hea sõita ja rada läks aina mehisemaks lõpuks, tulid juba vallid sooned ja augud, et mõnus liiv. See stardisirge on selline hea, täie lauluga tuled ja vägev. Ma arvan, et täitsa selline, kuhu järgmine aasta tuleks tagasi. Ja kui ma juba näiteks Eestis olen järgmine nädal, võib-olla isegi sõidan kõik kestvuscrossid kaasa, sellepärast et punktiseis on hea. Praegu olen teine ja miks mitte. Hea selline tase targu alustada. Kuidas sulle kui motocrossi mehele selline kestvuscross üldse meeldib? Omamoodi vägev. Ega meil, kui sa küsisidki raja kohta, siis tegelikult võtame siis Villaski ja näiteks Illuka, kus ma käisin 22 lõpus. Mis siin nii teistmoodi on, tegelikult täna ma ei ole veel heas vormis, aga näiteks kui ma mõtlen tagasi Illuka peale, siis sa sõidad lihtsalt nagu crossi sõit, stardist paned minema ja hoiad tempot. Et midagi sellist nagu Soomes, Rootsis on, juurikad, kivid, metsad, seda ju tegelikult otseselt ei ole. Kuigi lahe, tegelikult on vägev.
kunagi ma ju tegelikult mingi hetk valmistusin Letukeeks, aga kuna see Covidi aeg tuli vahele, siis see diil jäi katki ja iseenesest mulle pikad sõidud täitsa meeldivad. Ja ilmselt Kestvus Kross tuleb ka ju motokrossile kasuks just vastupidavuse osas. Jaa, kindlasti, et siin oledki, sõidad, siis näiteks ees konkurendid sõidavad, siis saad kohe selgelt aru, et kui siduri äis poistel eest tuleb, siis ise kohe mõtled selle peale, et sidurit näppu väga ei võta ja nagu üritad seda tsiklit pigem säästa ja hoida. Ja see on väga hea selles mõttes ja palju saad selga treenida, palju püsti sõita ja siin liiva sees, siis see on vägev. Ja minu jaoks on just hea sellepärast, et saan tausatargu alustada. Ma ei pea sealt puu tagant kohe ära minema teistega võidu, et see esimene võistlus, mis seal Ungaris oli, seal oli päris, jänku oli päris püksis. Parem kurv oli ka ja kogu Kesk-Euroopa paremik oli kohal, siis ei taht kuidagi seda jalga sealt maha võtta. Aga siin saab minna rahulikult, kuigi tänane start täiesti unsu läks. Ma olin täiesti viimane, kui ma tulin. Ja ma ei saanud teisest reast, ma ei saanud sinna vahele, läksingi, mõtlesin, vaatasin, kuhu minna, läksin kullase saadi taha. Mõtlesin, et ma tean, et nad saavad kiiresti minema. Lihtsalt tsikkel käima ei lähe. Ma täiesti viimane olin. Aga siis esimene ring tulin, olin juba vist äkki 3. Ja nii oligi. Sa põgusalt mainisid ka, aga millised on sinu hooaja plaanid, milliseid võistluseid on sul plaanis kaasa sõita ja kui palju me sind üldse Eestis näeme? No see aasta te näete mind Eestis rohkem, kuna algselt mul oligi plaan sõita Rootsi meistrikaid ja Skandinaavias nagu ikka. Aga kuna see põlvevigastus on oma aja võtnud tegelikult, siis me tegime mingi hetk otsuse, et ma jään Eestisse. Rootsi meistrikad algavad juba paari nädala pärast. Aga Eestis on mul varu veel 6 aega treenida ja valmis olla. Et siis sai see mõnes mõttes raske valik tehtud, ma väga tahtsin tagasi minna Rootsi, kuna mul jäid seal asjad veel pooleli. Aga võib-olla järgmine aasta siis või vaatame, mis tulevik toob, aga sellel aastal Eesti meistrivõistlused, Soome meistrivõistlused ja siis liigume ka edasi mõne nipet-näpet, võib-olla mõne Rootsi meistrivõistluste etappi, mõne adaki, vaatame Euroopakaid, kõik sellised paremad sõidud, kuhu hammas peale hakkab ja võimalus minna on, aga keskendume pigem Eesti ja Soome. Kohe on tulemas ju ka tegelikult Maardus Tõnu Lille mälestusvõistlus ja ma tean, et sul Tõnu Lillega oli ka väga lähedane suhe. Kas sul on plaanis ka Maardus osaleda? Tavaliselt Tõnu mälestuskross on alati aasta lõpus ja ma arvasin, et sellel aastal ta on ka aasta lõpus. Aga kuidagi üllatuseks sõber Reijo Engman ütles, et ta on juba nii vara. Meil oli mingi plaan, et ma lähen Hollandisse, ma pean Hollandis ära käima. Siis kui ma saan oma asjad ajastada niimoodi, et ma ei pea veel kohe minema, siis ma lähen starti. Aga kui ma pean Hollandis ära käima, siis ma käin Hollandis. Sest et hetkel mul on väga oluline ka see, et eestikateks valmis olla. Võidusõit on olnud vähe hetkel. Et ma peangi ruttuma asjad, kuna see 24 pild oli välja, siis on teatud asjad vaja veel paika sättida ja testida ja siis saaks järjest 2-3 starti enne eestikaid teha, et eestikatel ikka poistega konkurentsis sõita. Tulles natukene võib-olla eelmise teema juurde tagasi, siis ma saan aru, et Rootsi on sulle kuidagi südamelähedane, et sinna sa alati tahad võistlema minna. Miks see nii on? No tegelikult see eelmine küsimus haakuvadki väga tugevalt. Kui me räägime Tõnust, siis Tõnu on Rootsiga väga teadvalt seotud ja kunagi, kui ma oma spordikarjääri alustasin, siis ikka Tõnuga olime, igapäevaselt ju suhtlesime ja kuna Tõnu on selle Rootsi teema nii väga sisse toonud, siis mingi hetk see Rootsi kuidagi tuli päevakorda menüüsse ja sellest hetkest saadik, kui me seal käima hakkasime, kogu see Rootsi kogemus on olnud väga meeldiv. See, kuidas seal krossi korraldatakse, erinevad rajad, palju seal sõitjaid on, kogu see Rootsi sari, ütleme nii, et väga tihti suhtutakse sellesse, isegi ma ütlen natuke nagu, ma ei ütleks, et halvasti, aga seda ei hinnata nii kõrgelt, sest seal ei käida. Meie siin kohalikud poisid isegi võib-olla natuke üleolevalt, aga tegelikult tegemist on päris vägeva, tugeva sarjaga, kus on suured tiimid ja väga palju sõitjaid, et ütleme 80 sõitjat tuleb starti. Et esimestel võistlustel ja siis järgmistel juba
kõvasti tegu, et pead ilusti ennast finaali sõitma, et see on natuke teine asi, kui sul on 12 venda puu taga või sul on 40 venda puu taga, et see on, ma mäletan 22 hooajal, kui ma selle pronksi peale, tähendab sõitsime seal, siis sa ei saa vigu teha, sest et nii kui sa stardis vea teed, sa ei võta seda. Aga nüüd küsimuse alguse juurde tagasi tulles, jah, siis Tõnu selle Rootsi teema tõi ja sellest ajast on jäänud, täna meil on Rootsis väga head toetajad, sidemed. Kawasaki Rootsi on ametlik Kawasaki Euroopa filiaal ja siis kuna nendega oli ka koostöö, siis ütleme ongi see Kawasaki perekond, millest ma olen rääkinud, et Eestis läbi Motodepot ja Soomes ja Rootsis ja niimoodi, et see selline hea kombo, mis omavahel päris hästi töötab. Aitäh ja me soovime sulle algavaks hooajaks palju edu! Ja aitäh teile!